I guess I really don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? Tšauki! Tere tulemast tagasi mu kanalile, aga kui sa oled uus, siis minu nimi on Lotta Laurin ja sa kindlasti võiksid mind subscribe'ida. Tere tulemast! Ma olen siin. Mul on hea meel, et ma tegelikult jõudsin teie juurde tagasi päris ruttu, et ei olnud jälle mingit, ma ei tea, pooleaastast pausi. Mul on hea meel. Great job! Kui sa vaatasid eelmine detsember mu videot, siis ma istusin sama koha peal. Miks ma istusin sama koha peal? Sellepärast, et me oleme tagasi minu legendaarse traditsioonilise videoga Transforming 2 kellegiks. Nüüd ma ütleks, et see on juba rituaal minu jaoks teha detsembris üks video. See on mu 4. kord transformeeruda kellekski ja selleks korraks täna me transformeerume ennast Põhjapõder Rudolfiks, Rudolf the Red-Nosed Reindeeriks. Sellepärast, et ma mõtlesin, et ma olen iga aasta teinud midagi nagu räigelt ülimat ja ma ei ole sellega kunagi hakkama saanud. Ma isegi tea, kas ma täna saan. Aga ma mõtlesin, et see tänane transformeerumine tundub ka midagi, millega ma võib-olla hakkama saaks ja millega ma esimest korda ka rahule jääks. Et Grinch, pigem ei näinud Grinch välja, ma nägin nagu Shrek välja. Kui ma tegin ennast jõuluehteks transformeerusin, siis ma nägin välja nagu Poola prostituut. Ja eelmine aasta, kui ma tegin ennast selleks American Elfiks, siis ma nägin välja ka nagu Poola prostituut. Kui näha siis kõige nagu signatuursem asi, mis siis eristab tavalist põhjapõtra, siis Rudolfist on meie punanina. Mis mul kõige rohkem raskust tekitab on silmad, sest et siuksed silmi ma ei oska. Aga me mõtleme. Me alustame lihtsalt ja vaatame, kust me jõuame ja kuhu me ei jõua. Seega, rohkem juttu ei tee, aga alustame, eks ole. Kerime käised ülesse ja alustame kõige tavalisemast asjast, eks ole. Kes mind ei tea, siis tere tulemast. Mu nimi on Lotta Laurin, nagu ma ütlesin. Ma olen 19-aastane tüdruk Viljandist, kes siis teeb videoid oma kes siis ei lõpetanud oma nooremas lapsepõlves seda YouTube'i tegemist ära, vaid lihtsalt jätkas. Teised lõpetasid, Lotta jätkas. Põhjus, miks ma nüüd teen, on sellepärast, et mulle meeldib videot monteerida. YouTube'i videote monteerimine pole küll see monteerimine, millega ma tegelikkuses tahaks tegeleda, aga see on midagi ja see annab mulle praktikat ja oma oskusi arendada. Ma ei tea, kas on kedagi, kes mind vaatab, kes otseselt, ma ei tea, kui palju mul üldse nagu uusimaid jälgijaid on ja palju neid vanemaid on ja vanadele jälgijatele siis, mis mina teinud olen, mida ma teen, kus ma olen. Suvel ma siis lõpetasin ilusasti gümnaasiumi. Ei olnud nagu otseselt probleeme lõpetamisega, mul olid nagu kõik asjad kogu aeg tehtud ja ei olnud nagu otsest kartust, et ma ei peaks lõpetama, sellepärast, et kõige positiivsem joon gümnaasiumi lõpu puhul on see, et okei, ja võib-olla selles on nagu ülikoolide jaoks hea on ju, aga gümnaasiumis sul on vaja lõpueksamil ainult 1 punkti ja sul on eksam tehtud. 12. klassis 10. klassi nagu asju nagu enam ei paranda. Ainuke asi, mis ma kartsin, et mis tekitas minus kahtlusi, kuidas ma selle kooli lõpetan, oli uurimustöö. Ma tegin selle ka. See venis mul räigelt kaua. Mul oli nagu asi valmis, mida ma esitan. See kirjalik osa selle kõige juures oli lihtsalt mu jaoks üks korralik peavalu. Et see oli ainuke põhjus, mis ma kartsin, et mul võib tekitada lõpetamine raskusi. Ülikooli ma ei läinud, see aasta ei saanud ma minna ülikooli. Ühte ülikooli proovisin, aga see ülikooli jääb mulle endale teada, kus ma proovisin. See tundub nagu, kus sa käisid, aga ühesõnaga ma lihtsalt tunnen, et see on midagi, millest ma võin kunagi hiljem rääkida. Praegu ma siis, mida ma teen? Ma töötan, käin tööl. Ühesõnaga jah, ülikoolis ma käin, ma ei tea, võtsin vaheaasta. Ma tunnen, et kui ma oleks läinud nüüd kohe kooli, eks ma oleks nagu hakkama saanud, mul ei ole nagu sellega probleemi, aga ma tean, ma oleks olnud nagu väga, ja ma ei ütleks ka, et praegu lihtsam oleks, et ka tööl käia täiskohaga on omamoodi
katsumus. Mu nägu näeb räigelt kollane kaameras välja, oodake nüüd. Nüüdseks. Me alustame silmadest. Teeme selle kõige kohutavama töö kõige esimesena. Sest ma arvan, et kui me teeme kõige hübedama asja enne ja siis läheme asjade juurde, mis tõenäolisemalt tulevad paremini välja, siis ta nagu ma tunnen ennast hästi pärast. Silmad on meil pruunid. Tegelikult oli vaheaastaks veel ühed kolmandad plaanid. Aga nagu ikka, siis minu elu ei tule välja nii, nagu ma soovin. Nii. Need toonid on veits nagu roosakamad kui pruunikad. Aga you gotta do what you gotta do. Aga jõuludest siis nii palju, kui jõuludest rääkida annab. Me vist kõik teame, et ma olen suur jõulude fänn. Ma olen see, kes langeb nii-öelda lõksu nendele poe jõulutoodetele tulukesed, ma ei tea, kõik asjad, mis on seotud jõuludega, mina olen see, keda tõmmatakse sinna lõksu, sest et mina armastan seda kõike. Ma saan aru, et see on mingi jõulutunnet ju ei tekita asjad, vaid jõulutunnet tekitab see tunne, aga minu jaoks on nii-öelda mu ümbruskond on väga tähtis osa sellest, kuidas ma ennast tunnen ja kuidas ma neid jõule näen, et kui ma oma toa ära kaunistan jõuludeks, siis jõulud on juba palju paremad. Et minu jaoks on nagu siuksed asjad väga tähtsad ja ka see aasta, ma arvan, ei möödu aastat, kus ma ei oleks nii-öelda jõuludest mitte obsessed. Kõik peavad sellega lihtsalt arvestama. Mu kaamera lõpetas millegi pärast töö ja ma ei tea, mille pärast. Loodetavasti me ei maganud maha midagi väga tähtsat. Nii, mina ütleks, et meie lauvärvid asi on valmis. Natuke siit veel. Liner on küll ka minu väga suur secret weapon. Aga mul on tunne, et see look vajab seda linerit, mis läheb nagu see silma sisse ka. Tekitada nagu kassisilma efekt, mitte kassisilma efekt, ma ei tea, mis efekt. Ma pole õrna ainugi. Kui siuksed silmi tehakse, siis minu jaoks näeb välja nagu mingi Kleopatra. Mu silmakujud on nii erinevad. Jätame nii. Kõik asjad ei saa alati minnagi ka paremini. Võivad minna ka lihtsalt hästi. Aga tähtis on see arusaamine, et sa saaksid aru, et asi läks positiivselt. See on terve selle make-up looki moto. Üks viga, mida me see aasta ei tee, üks asi, mida me vähemalt oleme eelmistest aastast õppinud, on see, et me ei kasuta sel korral ei mingeid ripsmeid, ei mingeid tutikuid, ei mitte midagi. Igaks juhuks ei hakka oma silma rikkuma selle valgasjaga, mida seal mõndades meikides oli, aga alustame siis veidi nüüd parema, toredama osaga, milleks on siis selle pruuni ja asja tekitamine ümber meie näo. Mis tähendab väga tugevat kontuuri. Rocky Road ja kohe, ma oleks nagu iluõppil käinud. Aga noh, kuulge. Nüüd veidi loomingulisem osa siin videos, kus me siis tekitame neid täppe näole. Kui sa oled vana olija, siis sa tead, et mulle eksisteerib ainult üks siuke värviline meigitoode, milleks on siis Kodu Ekstrast ostetud make-up palett, nagu see kuidagi siin peal ütles, mis sellest maha kulunud ja see on, ma arvan, et me isegi ei hakka arvutama kui vana, sest et ma arvan, et me kõik saame kreepsu. Väga naljakas, väga äge. Nüüd liigume edasi üks osa juurde, nagu meie punane nino. No nii, kuulge! See näeb päriselt ka nagu päris okei välja. Esimest korda ma saan teile näidata, et ma lihtsalt ei tee nagu ei tee oma huuled ära. No, ma ei teinud seda praegu. Selle meigiga on nüüd see küll, et huuli kokku panna ei saa. See
see on vist esimene aasta, kus ma olen ka esimest korda rahul sellega, mida ma saavutasin. Mul on täna eesti keele grammatikaga suured raskused. Ma loodan, et sulle meeldis see video. Ma ei tea, palju siit üldse materjali tuleb, midagi, mis on huvitav vaadata, aga mul endal oli vähemalt väga-väga huvitav seda üle pika ajale filmida, olla teie ees, rääkida teiega. Täna olid siuksed minu teemad rohkem või mina teemad, et ma ei arutanud väga maailmasjadest, vaid rääkisin rohkem, mida mina teen ja mida mina tunnen ja kuidas mul elu läheb, sest et ma tundsin, et täna on aeg minule. See tuli välja ja ma loodan, sulle meeldis see video. Kui sulle meeldis see video, siis pane like ja subscribe ja ma loodan, et me näeme varsti jälle. Tšau!